Ja aitäh, lugupeetud istungi juhataja, head kolleegid! Mina pean seda huumoriprojektiks ja pean seda huumoriprojektiks meie elektrimolekuli valitsuse, ütleme, saavutuseks, et neile suudeti selline huumor maha müüa, et teeme vesinikutoru, vesinik roheline. See on, vahest oled siin ja kuulad neid vastuseid ja mõtled, et kas ei ole saadud õpetusi või kus on meie teadlased, kes ütlevad: stopp, mehed, te lähete üle piiri, et see on jabur, mida te siin välja pakute. 7–10 miljardit, teeme pika toru Soomest Saksamaale. Läheb, ma ei tea, Eesti osa on 7 miljardit palju või 10 miljardit palju see Läti, Leedu ja kõikide muude maadega, mis sinna vahele jääb, maksma läheb. Aga sobib ju rääkida, kliimaeesmärk, paneme aga sildi külge ja saame müüa mis tahes jaburuse. Lõpuks hakkame ka kuule tahtma, et nagu muinasjutt. Ja minister muidugi, vahest on ka ministrit kiidetud, et ta pidi olema Reformierakonna valitsuse kõige taibukam minister. Et igalühel oma arvamus, aga et jäi ka jänni, ütles, me ainult planeerime, et ega me ehitama veel ei hakka, sest planeeringukski on hulk raha ette nähtud, mitu miljonit. Ja räägime siis natukene vesinikust. Martin Helme ka juba küsis, et kuidas te üldse mõtlete seda transportida, vedeldatult või gaasiliselt. Gaasiliselt, kõige kergemat gaasi, kõige väiksema molekuli mõõduga hakatakse siis transportima läbi jämeda toru ja ka vesinik imbub läbi materjalide ja ka nende materjalide, mis on näiteks teistele gaasidele täiesti läbimatud ja malmtoru ei saa kasutada, see peab olema roostevaba teras, süsinikteras, ei tohi kasutada ka keermeid, peavad olema keevisõmblustega, selline ääretult tihe materjal, et vesinik jalutama ei läheks, sest vesinik lisaks sellele on väga plahvatuslembeline, piisab seal 4% õhust ja ta plahvatab ise, ei olegi vaja sinna sädemet või leeki juurde, et see kõik on ääretult ohtlik ja tegelikult on see ju teostamatu. Küsisin ka ministrilt, et kas on midagi eeskujuks tuua, et kui me siin jälle Eestis midagi erakordset leiutama hakkame, siis tegelikult maailmas ei olegi näiteid tuua. Korra on proovitud Austria ja Saksamaal teha selline projekt, kus siis segati vesinikku natukene maagaasi hulka, väike protsent ja siis kasutati maagaasi torustikku. Nähtavasti ei töötanud, et üks projekt ja sinna paika see jäi. Aga meie plaanime, ehitame, riik võtab vastu riikliku eriplaneeringu, arusaamatu, kuidas meil sellest Eesti riigil kasu on. Ei ole meil tootjaid, ei ole meil tarbijaid, aga 50% on meil oma osalust sellest Euroopa Liidu rahast. Ja muudkui planeerime, ehitame ja teeme hinnanguid ja taga on jälle Eesti ettevõte, Elering aktsiaselts. Me mäletame neid Utahi projekte, millega Eesti rahva raha läbi Eesti Energia sinna kõrbesse maeti. Nüüd tullakse uue ideega, et homme tulete ideega, et hakkame aga liivast köit keerutama, et näed, kliimaeesmärke täidab. CO2 ei teki. Et tegelikult on väga kurb vaadata, mida te Eesti riigiga teete. Tulete oma ühe rumala projektiga teise otsa, räägite kõigest, et oi, see täidab kliimaeesmärke ja makske, andke raha. Riik kaotab konkurentsivõimest, meie majandus langeb ja ikka tullakse rumalustega lagedale, et tõesti, anna armu. Aitäh! Suur tänu!